Tere! Olen täna tulnud Viljandisse, olen aadressil Lossi 14 ja lähen külla Viljandi käsitöökotta. Olen Viljandi käsitöökojas ja minu kõrval on selle koha perenaine ja käsitöömeister Riina Piir. Tere, Riina! Tere! Mis koht on Viljandi käsitöökoda? Viljandi käsitöökoda on käsitöökoda selles suhtes, et meil on MTÜ. Me teeme siin rahvuslikku käsitööd, mis on meie selline, kuidas ma ütlen, nagu põhimõte, et meil peab olema kõik mingisuguse ajalooga ja taustaga, et me ei tee sellist suvalist, ma ei tea, purdast võetud või internetist võetud mingeid käsitöö selliseid asju, vaid tal peab olema nagu muuseumi ja selline seos, et ajalooliselt traditsiooniline Eesti käsitöö, mida on tehtud ajast aega, sellepärast siis ongi ta nagu omanäoline. Ja me oleme tegutsenud selle põhimõttega juba nagu varsti 20 aastat. Aastal 2001 toimus siis suur avamine ja üldse see käsitöökoda kasvas välja Kultuuriakadeemia, siis oli kolledž, selliste meie nagu kursuse projektina ja äriprojektina. Ja siis ettevõtlikud meie kursuse tüdrukud võtsid kätte ja siis muuseumiga koostöös ja siin oli veel, ma ei mäletagi täpselt, kes nagu kaasa lõid, aga igal juhul 2001 sai see maja valmis, kõik see kujundus ja asi hakkas vaikselt toimima. Mina ise liitusin selle seltskonnaga põhimõtteliselt 2003, niimoodi vaikselt, niimoodi äkki tuli see pakkumine, et tule hakka tegelema. Ma tulin töölt ära selleks, et siia tulla. See oli päris selline julge otsus, et kuna see on MTÜ, siis meile ju, mulle öeldi, et ega me sulle palka maksma ei hakka, raha sa siit nagu põhimõtteliselt ei saa, sa pead tegema nii palju tööd, et midagi müüa. Ja siis sai see otsus võetud. Asi hakkas nagu minu näo järgi muutuma. Et tegelikult ongi see, et iga sellise ütlen praegu nagu perenaise ja meistri rollis olles, siis see, kogu see värk ongi nagu minu nägu. Minu maitse järgi, ütleme siis nii, ei ole sellist siukest suvalist, et mina otsustan, et jah, need asjad mulle meeldivad, need mulle ei meeldi ja siis ta tulebki selline minu näoline. Et kvaliteedikontroll on ka kõrge, nagu ma saan aru. Kui me alustasime siin, siis ma nagu üle võtsin selle, siis ma pidin paljudele inimestele nende asjad tagasi andma. Ja kuidagi nagu seda siukest inimeste poolt sellist pahameelt ja solvumist oli palju, et nad said omale need asjad tagasi, miks nad ei kõlba, nad on ju tehtud, aga see on minu maitse. Ja siis vaikselt on nüüd olnud niimoodi, et see kõik on kujunenud minu maitse järgi, minu otsustada, minu valvsa pilgu all ja siis ja siis nii ta on. Kõik see looming on siin. Et siin on palju kaunist ja värvilist käsitööd. Kelle tehtud need asjad siis kõik on? Käsitööd, ütleme, meil on hästi palju on neid kudumeid. Sokid, kindad, mütsid, sallid. Et sokkidega on nüüd see lugu, et me teeme, mina teen näidised valmis ja siis meil on kudujad, kes on nõus nagu selle järgi kuduma. Et nad, mina annan neile näiteks, siin on 5 erinevat värvi kera, lõnga,
ja mustri ette ja siis nii palju on kudujal vabadust, et ta saab kombineerida neid värve ühtepidi ja teistpidi, et siis aga üldiselt sellist isetegevust meil enam ei ole. Aga kui nüüd kellelgi tekib huvi, et kas siis on võimalus, et tulla kuduma? on. Ei, no meil keegi tahaks proovida. Ei, meil on aeg-ajalt ikka proovijaid käib küll siin, et inimene tulebki siia, tahab proovida, siis me anname talle vardadlõnga ja näidise ja siis ta saab proovida. Aga kuidas on sellega, kui tuleb keegi, kes üldse veel ei oska käsitööd, aga tahaks õppida, et kas teil on ka see õpetamise pool? Ikka, me õpetame ka ja kui tahabki õppida, kui tõsiselt tahab õppida. Et meil on siin päris, me oleme teinud mõningaid selliseid kursuseid ja siis inimesed käivad, õpivad ja vahel, mõned jäävad meile ka sõpradeks, kes tulevad ja näitavad, et nüüd ma tegin selle ja tegin selle, aga enamus ei saa sellega hakkama, et nad hakkavad müügiks tegema. Et saavad siis võib-olla hakkama sellega, et ise endale teha. Endale, oma sõpradele, lastele. Ja üldse kogu see õppetöö käibki meil niimoodi, et kui keegi tuleb uksest sisse, tal on mingi küsimus, siis me koha peal juhendame. Et see on nagu kõige mõistlikum, siis ma tean ka, et ta tahab seda, ta vajab seda. Tal ei ole lihtsalt seda, et tal on kodus igav ja ta tahaks midagi kuhugi seltskonda tulla. See on aja raiskamine. Aga kas see, kuidas on muutunud käsitöö huvi aja jooksul? Et kas on suurenenud, vähenenud või samaks jäänud? Et kui sa nüüd võrdled selle ajaga, mil te alustasite 20 aastat tagasi? No võib-olla selles suhtes on vähenenud, et meil on ju traditsiooniline. Me ei hakka tegema siin, meil on praegu internet pakub nii palju variante, erinevaid käsitöö asju teha. Et seal sa võtad video lahti, õpid ära ja aga meil on nagu kindel siuke asi, mis me teeme, et on kudumine, on tikkimine, heegeldamine, kõik, kanga kudumine. Et me nagu rohkemat ei tee. Et, ja muidugi siis on need rahvariide teemad, et seda me küll õpetame. Jah, see olekski olnud mu järgmine küsimus, et räägime nüüd rahvariietest. Et tähendab, kodulehelt ma lugesin, et rahvariiete väärtustamine on teie jaoks oluline ja ka see, et te annate siis selle alast nõu. Et milliste küsimustega siis saab teie poole pöörduda? Oi, meie poole pöördutakse igasuguste küsimustega. Näiteks kõige tavalisem, et kuidas vööd ümber siduda. See on nagu üks siuke teema, mida hästi palju on küsitud. Või siis, kuidas mingit pealinikut pähe panna või et kui pikk peaks olema seeliku pikkus, et kas see on siis maani, poolde säärde, iga siukseid asju on hästi palju. Kuidas kanda, kõige kihtim oli see, et meil oli üks aastaid tagasi tuli üks inimene, küsis, et ta tahab seda Viljandi vormi saada. Mis mõttes Viljandi vormi, et see triibuseelik, et te tahate nüüd rahvariideid saada. Seda, mis kõikidel on, või midagi nagu, see oli nagu eriti selline see huvitav asi, et see mind hämmastas. Aga ega inimesed ei tea midagi, rahvariide kandmisest ja sellest traditsioonist ja nad ei viitsi uurida ka. Tahab saada riideid, aga kus sa lähed? Ei tea, kuidas neid kanda. Jah, hästi paljud on niimoodi. Aga teil saab siis tellida ka rahvariideid? Kõige rohkem meeldib mulle teha neid üksikuid asju. Ütleme siis konkreetselt, et sina tuled, tahad saada omale, ma ei tea, Tartust või ma ei tea, ütleme siis Maarja Magdalena riideid ja siis sa tead seda, et sul on, ma ei tea, ütleme keegi kuskilt seal pärit. Et siis nagu tausta ise uurinud, et variante on ju nii palju, ei ole ju, et on ainult seal ühes kihelkonnas oli üks vöö. See on 20, see on 30 vööd olnud. Iga perenaine tegi omale oma vöö, omad seelikud. Et jah, ja siis ma teengi. Siis ma tegelikult ma nagu ette kujutan ennast sinna sellesse, ma ei tea, sa lähed nagu teise sellisesse maailma, kui sa teed midagi. Ja siis ma ei tee koopiaid enam ammu. Meil on nagu kõik see juba, et ma muudan seda mustrit. Aga sellest ei saa keegi aru, mis ma teinud olen seal. Et ma ise tean, et see on minu looming, mitte enam ERMi koopia. Et, ja need inimesed, kes on sellega variandiga nõus, et ma võin nagu muuta,
ja olla seal loominguline asjade juures ja teha selliseks, et see on nagu traditsiooniline rahvariie, aga tegelikult on see nagu täna tehtud. Et kes sellega on nõus, siis nendele ma teen. Ja nüüd ma lõpetasime ära ka nende rühmade tegemise, et ma ei taha enam teha rühmadele. Et see tundub nagu selline, see on nagu vägisi tegemine. Nendel on kiire, neil on projekti raha ja siis sa teed ja tähtajad ja ei. Ja siis sa tead seda, et nad ei oska neid pesta, nad ei oska neid hooldada, need kaovad, annavad seal valesti pestud. Asi on rikutud. Et siis ma olen niimoodi ma ei tee. Projektirahadega ma enam ei tee. Kui inimene ikka oma raha sinna alla paneb, ostab omale rahvariided, mille eest on päris korralikult maksnud, siis ta hoiab neid. Et mitte ei viska niimoodi üks hooaeg. Et mõte on ju selles, et järgmine põlvkond peaks nagu saama seda ema seelikut kanda tütar, eks ole. Jah. Aga nüüd rahast rääkides, et mis summaga peaks inimene arvestama, kes tahab enda rahvariideid? 1000 euri võiks ikka olla, jah. Umbes siuke keskmine, et mõni läheb rohkem ka. Sõltub sellest, kui uhkeid asju tahetakse. Ütleme, see sama sõba on meil siin 600. Et see on kõige kallim komplekt üldse, mis on. See on paistu arhailine ja siis see on küll kallis. Seal on hästi palju käsitsi tikkimist, aga see on kõige ilusam, mis üldse on Eestis. Et see läheb, jah. Aga hinnad on kallid, jah. Aga samas, igaüks võib ise ka teha. Me võime õpetada. See meil on küll, et me pakume alati välja selle, et kui raha ei ole, siis tuleb ise teha. Aga ma õpetan, tee. Kes suudab teha ja siis ta saab teada, et kui ta on 3 nädalat tikkinud ja ikka valmis ei ole, siis mis on lihtsam. Ja siis ta näeb ka, mis töö siin on tegelikult, et võib-olla tundub see hind hästi kõrge, aga arvestada, et milline töö sinna läheb, et seda teeb ka meister, võib-olla kes teeb seda väga pühendunult, et siis saab sellest aru. Ja kogu see energia, mis nendesse asjadesse läheb, on ju ka oluline, et need ei ole siuke mass, et kõik on ju, igal ühel on oma nägu, igal asjal, meile ongi siin kõik, et kõik asjad, mis meil on nagu oma iseloomuga ja oma sellise looga. Et meil ei ole sellist juhuslikku värki eriti, kuigi vahel libisevad sisse ka. Et siukseid asju. Kena, aitäh sulle, Riina. Ja vaatan nüüd huviga ringi, mis siin siis kõik on.